Ühesõnaga, mul on hea meel, et Alar mulle seda võimalust pakkus, ma saan teile siis rääkida auto perspektiivist, tarkade asjade võrkude vaates. Ma ise osalesin selles õppeaines pea 10 aastat tagasi, ka siis oli Alar selle õppeaine läbiviija ja mul on siiamaani meeles IET seadmete puhul, mis mulle kõige enim pakkus nagu sellist ahaa-momenti või huvi, oli siis energiakorje keskkonnast, et varem ei mõelnud nagu selle peale niimoodi, et kui me räägime autodes on näiteks Sorry, ma ütlen sissejuhatuse ära, sa juba jõudsid ennast ära tutvustada ilmselt. Hakkasime pihta juba, jah? Väga hea, super, ma kuulan 10 minti, siis ma pean lennuki peale minema. Hea küll. Et ma just rääkisin seda, et ma osalesin su õppeaines, et või siis energiakorje oli minu jaoks nagu kõige suurem selline avastus, kui rääkida autode kontekstis, siis näiteks meil on ratastes rõhuandurid, mis suhtlevad juhtmevabalt auto sees oleva mooduliga, saadavad andmepakettidega infot, aga nüüd sellele patareile, mis selle anduri sees on ette nähtud eluaeg, no siuke 7 aastat, vahel peab 7 aastat, vahel vähem ja rohkem. Aga seesama mõte, et me saaksime näiteks ratta liikumist ära kasutada selleks, et korjata natukene energiat, et seda patarei eluiga pikendada, et oli tollest kursusest pea 10 aastat tagasi, mis mul kõige rohkem niimoodi meelde jäi. Ma loodan, et tänasest kursusest jääb teilegi miskit meelde ja saate siis oma tuleviku karjääris siis võib-olla mõnda põhimõtet kasutada või siis mingit moodi seda infot enda jaoks ära kasutada. Aga vaatame autot siis väga erinevate nurkade alt täna üldfilosoofiliselt detailides, rääkides erinevatest võrkudest, protokollidest, arhitektuuridest, et hästi mitmetasandiline, mitmekihiline programm, et anda siis natukene ülevaadet, et kuidas see auto võiks siis asjade võrku sobituda. Ja me teame seda, et auto algupäraselt oli ilma hobuseta kaarik, ehk siis tõll, mis suutis sõita niimoodi, et ei olnud hobust ette rakendatud. Sellest kuni siis ütleme sellise tänapäevase autoni nagu sellist kontseptsiooni muudatust väga palju ei olnud, et need tõllad muutusid ilma hobuseta kiiremaks, efektiivsemaks, turvalisemaks, aga üldjoontes see kontseptsioon oli kogu aeg sama. Sisepõlemismootor, mingisugune jõuülekanne, liikumine, et väga suurt nagu sellist kontseptsiooni sihukest arengut aastakümnete jooksul ei olnud, kuni me võime hakata rääkima siis 2000 pluss sõidukite puhul ratastel arvutikeskustest. Et see elektroonika võidukäik autonduses on muidugi kaasas käinud elektroonikatööstusega. Kohe räägime täpsemalt, kui palju neid erinevaid arvuteid auto peal kokku on, mida nad seal kõik teevad, aga vaadates siis seda arengut veel järgmise etapina, on siis selline termin nagu tarkvara poolt määratletud sõiduk, software defined vehicle, ehk siis väga suuresti see autoarhitektuur hakkab nüüd mingisuguse platoo peale jõudma, andurid, täiturid, komplektid on umbes samad, aga üleöö võib autotootja laadida meil auto peal uue tarkvara uuenduse, hommikul istume autosse, auto oskab teha mingisuguseid uusi asju, mida ta varem ei osanud teha. Ehk siis tarkvara poolt määratletud funktsionaalsus, mis siis hakkab olema selline tänapäevane trend. Ja Eesti kontekstis rääkida, siis meil on antud hetkel sõiduautosid suurusjärgus 750 000 registris, aktiivselt hiljuti on registrid kõvasti puhastatud teatud põhjustel ja siis jõuajamite kontekstis, miks ma seda tahan välja tuua, on siis see, et me oleme suhteliselt tükk aega olnud ka sellises stagnatsioonis, mis puudutab siis uue sõiduki registreerimist Eestis või väljaspoolt sisse toodud sõiduki registreerimist, siis eestlane on ikkagi veel
suhteliselt sisepõlemismootori usku. Ja ütleme, kasutatud sõiduk tuuakse Euroopas, uue esmaregistreerimine Eestis, siis seal ütleme 50% raames on ikkagi ta veel näiteks diiselmootoriga sõiduauto. Uutest müüdud sõidukitest nüüd on ikkagi päris tugeva võidukäigu teinud hübriidsõidukid ja selle järel omakorda siis elektriautode osakaal järjest kasvab, aga miks ma seda mainin, on siis ka see, et see arhitektuuride käsitlus siis selle sama hübriidi elektri puhul, siis seal tulevad veel täiendavad komponendid mängu, mida siis klassikalise auto puhul ei ole, ja kui sa vaatad Euroopa uute müüdud sõidukite trendi, siis valdava osa on ikkagi juba vähemalt hübriidajamiga, kui mitte siis elektriajamiga või mõningad outlierid ehk siis äärmuscase'id nagu näiteks Norra, kus enamus müüdud sõidukitest on elektriautod, et ühest küljest see teeb justkui autot lihtsamaks, vähem komponente, vähem kuluosasid ja nii edasi, teisest küljest selle keerulisemaks ehk siis ka selle igasuguse juhiabisüsteemi, autonoomse sõitmise, tarkvara poolt määratletud funktsionaalsuse puhul tarkvara maht oluliselt suureneb ja sellega kaasnevad omad väljakutsed. Aga see ei ole niisama lihtne, et mul tuleb mõtlema, teen ühe auto, panen müüki. Sellepärast tegelikult see autondus on väga tugevalt reguleeritud valdkond, et meie turul on siis peamiselt, lühendi kasutamise pärast peaks olema EL, European Union ehk siis Euroopa Liit, EL-turule pääsemiseks kõigepealt Euroopa Liidu direktiivid ja määrused, siis ÜRO majanduskomisjoni rahvusvahelised reeglid ja need omakorda viitavad siis erinevatele standarditele, näiteks SAE standardid, ISO standardid ja nii edasi, et neid on erinevaid standardimisorganisatsioone, ka meie erialade kontekstis võib-olla ka IEEE ehk siis standardid, mõningaid ma mainin ka siis tänase esitluse käigus. Siis samamoodi autotootjal on oma visioon, mida ta tahab saavutada, et oma tootesegmendis olla konkurentsivõimeline, et tal on oma bränd, tal on oma kindel turg, kuhu ta tahab pakkuda oma väärtuspakkumist ja ta loodab siis oma lojaalsetele ja võimalikele uutele klientidele, kes seda brändi siis ka ostavad, aga see tähendab seda, et autotootja esitab ka endale mingisuguse nõuete paketi, ehk siis kui ma ütlen, et mul on premium-klassi auto, siis ta peab olema mingi premium-klassi tunnetusega, aga mis teeb erinevaks siis selle autotootja visiooni, need nõuded siis sellest tüübikinnitusnõuetest näiteks on see, et tüübikinnitusnõuded on nagu ütleme siis erinevad latid, millest me peame üle hüppama. Kui me sellest latist üle hüppa, turul ei lasta. Väga lihtne, mustvalge. Autotootja, siis need latid võivad olla väga subjektiivsed iseendale. Mida tänapäeval auto ostev inimene teeb, kui ta läheb autosalongi esimese asjana? Läheb auto juurde, mis ta teeb seal? Teeb juhiukse lahti ja see hetk, kui ta võtab juhiuksest kinni ja tõmbab seda linki, mis tänapäeval ei pruugi enam liikuda, ta võib olla lihtsalt mingi mikrolüliti kuskil seal pinna peal. See tunnetus, et kui ta võtab sellest lingist kinni ja teeb seda avamisliigutust, see hakkab talle alateadlikult rääkima, kas tegemist on kvaliteetse autoga või ebakvaliteetse autoga. Tehase insenerid näevad vaeva selleks, et seda ukselingi häält, et mismoodi see ja see jõutunnetust, et mis jõuga see uks lahti tuleb ja et see mehaaniline liikumine oleks kvaliteetne. Tehase insenerid tohutult vaeva sellega, et kui sa ütled, et sul on premium-klassi auto, siis ta peab tunduma ka premium. Et kui inimene läheb seal ongi, et see mingisugune nupp, mida ta vajutab, et see ei tee sukest mingit lurts häält, vaid see peab tegema konkreetne mingi klikk ja siis autotootja on need brändi konkreetsed sellised nagu juhised enda jaoks teinud hästi selgelt, enda jaoks lahti kirjutanud, aga see on väga suur väljakutse tootjatele. Sest enamus autotootja siis selliseid komponente ikkagi valmistavad erinevad allhankijad, tier 1 supplierid ja nemad peavad siis enda jaoks selle asja selgeks tegema, et mida see autotootja siis täpselt tahab. Ja sellel on väga raske tegelikult pakkuda ühest ja konkreetset sellist mõõdetavat tulemust, sest sama see nupu näide, see on Eestis reaalselt juhtunud asi autotööstuses,
sul on antud spek, et sul peab olema nupp sellest materjalist, selle jõuga vajutatav ja veel mingid täiendavad sellised tehnilised parameetrid. Tehases tehti täpselt tehniliste parameetrite järgi nupp valmis juhtpuldi peal, et vajutad juhtpuldi peal nuppu, ta töötab täpselt nii nagu ette nähtud. Ja siis tuleb tehase esindaja kohale, ütleb, et jah, tore, aga see ei ole meie feeling, see ei sobi meile. No mis sa siis teed? Ja siis hakkad seda feelingut otsima, eks. Ja lisaks siis autotootjatele on ka palju olulisem nende jaoks tegelikult ka klientide ootused tootele, et sa võid väga super ägeda toote teha, aga kui see ei vasta kliendi ootustele, siis ta lihtsalt ei osta seda. Et tegelikult, kui me räägime auto nõuete paketist, siis on nii-öelda erinevad stakeholderid, kelle vajadused peavad saama rahuldatud. Tuues siis mõned näited, see on lihtsalt üldinfoks. Kui te kunagi tekib idee, et ma tahaks hakata arendama siis mingisugust sõidukit, et siis üldine tüübikinnituse raamdirektiiv on see ülemine ja täpsemad tehnilised nõuded leiate siis sellest alumisest, ma ei hakka siin praegu peale klikkima, vaid tahtsin siis näidata, et ka on olemas selline võimalus, et 2019-2144 lisa 1 on tegelikult üks hea meetod, kust kohast leiab üles siis eesti keeles siis needsamad UNECE, nii, kus ma niimoodi jõuan see ekraani peale, et eesti keeles leiab üles needsamad reeglid, mis on siis Euroopa Liidu teatajas avaldatud ja see ahel enamasti tihti näeb selline välja, et meil on siis see raamdirektiiv, mis osundab siis sellele tehnonõuete direktiivile ja see omakorda osundab siis nendele reeglitele, mida me siin tabelis näeme ja neid on väga lihtne lugeda ja siis kui teil tekib mingi idee, et ma tahaks mingisugust süsteemi arendada ja kus ma siis need nõuded täpsemalt teada saan, mis on siis seadusandlikud nõuded, et näiteks siin on sõidurajalt kõrvale kaldumise hoiatussüsteem, me saame lugeda selle kohta, võtame lahti, loeme, teeme endale need nõuded selgeks, paneme oma nõuete haldustarkvarasse sisse ja siis hiljem vaatame, et meie süsteem täidaks kõiki neid nõudeid. Aga see on autotööstuses tohutu suur väljakutse, miks ma nendest nõuetest räägin, on see, et kui ükskõik millist sellist süsteemi hakatakse tänapäevasel autol arendama, siis see nõuete pakett kokku võib olla ikkagi märkimisväärne. Käisime siin ka ühes ettevõttes külas, küsisime, et kui te hakkate sellist mingisugust süsteemi arendama, et palju teile tellija annab siis seda nõuete paketti kaasa. Ütles, et keskmine on niisugune normaalne 8-10 000 lehekülge. Lihtsalt nõuded kirjeldatud, et millele süsteem peab vastama. See on tohutu rägastik, et siis millest need nõuded koosnevad, eelnevalt nägite. Ja mõned sellised nõuded, millest ma tahaksin eraldi ära mainida, mille peale autonduse kontekstis tihti mõeldakse üpris vähe. Ma arvan, et teie oma erialade raames kindlasti peate nende asjadega arvestama erinevates kontekstides, aga autonduses väga-väga olulist rolli tegelikult mängib elektromagnetühildavus temaatika, mis on väga täpselt ja peenelt reguleeritud, see tuleb hiljem ka paari slaidi peal esitluse lõpus siis vaatluse alla, et millised on need sagedusalad, kus mingisugused erinevad teemad auto puhul suhtlevad, aga süsteemi arenduses on tohutu kallis ettevõtmine, et käia kuskil Saksamaal laborites katsetamas, kas süsteemi eraldi või tervet autot kui toodet, sest auto pannakse kambrisse, mõõdetakse, kui palju ta annab välja elektromagnetsignaali erinevates tööolukordades ja vastupidi siis, kui palju ta on vastuvõtlik erinevale mürale, et kui väljast häirivad meid erinevad elektromagnetlained, et siis auto juhtmestus on üks suur antenn, mis korjab kõike seda väliskeskkonnast üles ja me peame olema suutelised sellega toime tulema, et meie näiteks ohutussüsteemid ei tohi lõpetada töötamist, kui tuleb väljast mingisugune häire. Tänapäeval hästi oluline, võib-olla olete kuulnud ISO
262 autonduse kontekstis on funktsionaalse ohutuse standard. See määratleb ära peamised sellised ohutusteemad igasuguste süsteemide arenduste puhul. On ainult, vanem versioon oli 11 osa, täna vist on uuemas, on juba minu arust paar osa veel juurde tulnud, hästi mahukas standard, aga see on üks selline, ütleme, baasreferents, millest tasub alustada igasuguse sellise autonduse süsteemi arenduse kontekstis, et kus kohast mis standardit jälgida võiks. Aga nüüd uuemal ajal on palju huvitavam standardi pealkiri just soovitud funktsionaalsuse ohutus. Mida see võiks tähendada? Kuhu me tahame jõuda? Peaaegu, aga mitte päris. Soovitud funktsionaalsus ise oleks ohutu. Aga mis asi see soovitud funktsionaalsus on? Kohustamine või? Kuidas? Te pakkusite? Autonoomne pidurdamine. Põhimõtteliselt küll, jah. Ütleme, räägime juhiabisüsteemidest. Soovitud funktsionaalsus on see, et meil on näiteks mingisugune kaamerapõhine liiklusmärgi tuvastussüsteem, mis kuvab ekraani peale siis liiklusmärke, et juhil oleks meeles, et praegu oli 50 ala, nüüd on 70 ala. Mul oli just eelmine nädal oli üks koolitusgrupp, kus üks osaleja ütles, et tal Haabersti ringi juures, kui ta tuleb Diskre poolt Tallinnasse, siis seal, kus on see Bauhaus ja Rimi, et seal tal korjab auto üles mitte kuskilt, seal ei ole ühtegi kiirusmärki, korjab üles ja näitab ekraani peal 130. Et see on see soovitud funktsionaalsuse ohutus, et kas nüüd see 130 on ohutu olukord seal ekraani peal. Või tähendab õigemini on see, et me soovisime, et meie auto funktsionaalsus oleks liiklusmärkide kuvamine juhile ekraani peal ohutult, et see tähendab seda, et see vastab ka tegelikkusele, et me ei kuva sinna midagi valesti. Aga kui ta nüüd hakkab valeinfot kuvama juhile, see ei ole enam ju tegelikult ohutu, ta läheb nagu sellest piiritest välja. Et siin on ka muid selliseid stampnäiteid, mida tuuakse, tegelikult kui seda standardit lugeda, kui teil õnnestub selle täisteksti näiteks kuskilt näha, siis see lõpus on näidised lisades ja seal on päris huvitavad siis erinevad juhiabisüsteemide käitumiste kaardistamisnäidised ja tegemist on tegelikult juba riskipõhise süsteemi juhtimisega, et seal tuuakse ära 4 eraldi ala, 4 eraldi olukorda, ehk siis kõik vead, mida me teame, kõik olukorrad, kus süsteem töötab õigesti, siis on vead, mida me ei tea ja siis on kaardistamata ala, ehk mida me ei suudagi tuvastada. Ja siis kuidas me neid erinevaid olukordasid peaksime siis juhtima selleks, et need ebasoovitud asjad võimalikult madalaks saada, see kaardistamata ala ja siis need vead, mis on väljaspool meie kaardistatud ala, ehk siis selline, aga just see lähenemine, et kuidas seda riskipõhiselt süsteemide käitumist juhtida, sest süsteemid, me soovime, et nad käituksid alati hästi, aga me ei saa olla kunagi kindlad, kas me oleme kõik võimalikud olukorrad läbi kaardistanud, kus nad võivad käituda ka imelikult. Järjest enam aktuaalne teema, mootorsõidukite küberturvalisus. Väga head allikad, kus antud teemaga tutvuda on näiteks YouTube, selline konverentsikanal nagu Black Hat, Defcon, Äkkimise konverentsid, kus autonduse teemad läbi käivad. Et päris huvitavaid näiteid leiab seal, kuidas siis erinevaid süsteeme häkitakse, aga nüüd see ongi see, et kas sa oled valge mütsiga või musta mütsiga, eks ju, et mille jaoks seda tegevust tehakse. Et tegelikult autotootjad näevad tohutult vaeva selleks, et tagada küberturvalisust, see on pidev töö ja siis selliseid penteste ja bounty programme, nagu tänapäeval need populaarsed on, et järjest enam kasutatakse, tehakse, aga mis veel hakkab juba standardina välja kujunema, on siis tehisintellekti ohutuse standard eraldi autodele mõeldud,
et ta käsitleb siis ai terminoloogiat, toob seal mingisuguseid näiteid, aga nüüd kas ta konkreetselt midagi keelab või mitte, ma ei ole seda standardi täisteksti lugenud, et hetkel jään seal vastuse võlgu ja tahtsin seal ära mainida, et see on nagu aktuaalne teema tegelikult, autotööstuses tegeletakse sellega. Ja autonduse tarkvara arhitektuuristandard, mis siis on võib-olla oluline selles kontekstis, et autonduses mingi aeg saadi aru, et see riistvara otse käitamine tarkvaraliselt on väga mittemodulaarne, ehk siis iga autotootja, allhankija, kõik kirjutavad oma driverid, mis on tarkvara poolt otse juhitud riistvarale ja siis erinevate moodulite kokku sobitamine, et kui meil on üks autoplatvorm, kus võib olla erinevatelt tarnijatelt, erinevad komponendid saavad kokku läbi aja ka veel, et kui me toodame ühte platvormi võib-olla 5 või 10 aastat, aja jooksul võib asju muutuda ja mingisugune väike komponendi muudatus või mingisugune väike moodulite mingisugune vahetus, tähendab seda, et jälle peab tarkvarainsener kirjutama nullist riistvara implementatsiooni selleks, et saaks käitada erinevad kas seal andureid või täitureid läbi siis kasutatava riistvara ehk siis kiibi. Ei olnud mõistlik enam mingil hetkel. AutoSTAR lahendab seda siis selliselt, et kõik kihid on suhteliselt eraldatud üksteisest, et aplikatsioonikiht näiteks teda väga, otse öeldes teda ei huvita, mismoodi siis driverite kiht näiteks käitab mingisugust asja. Aplikatsioonikiht küsib standardiseeritud käsuga driveri kihi käest mingit funktsiooni ja driveri kiht võib olla ühe tootja oma, võib olla teise tootja oma, aga nende ühilduvus on alati tagatud läbi selle autosari, et me saame kasutada erinevate tootjate riistvara selleks, et pakkuda siis samasugust funktsionaalsust erineva tarkvaraga, et see on siis selle autosari põhimõte, see on väga laialt juba adopteeritud siis autotööstuses erinevate osapoolte poolt. Arendusprotsess ise, võib-olla olete kuulnud sellisest arendusprotsessist, osad juba noogutavad, jah, on näinud, mis siit tulema hakkab. Kõigepealt me kirjeldame seda süsteemi, autot, toodet, mida iganes me tahame tootma hakata, kaardistame ära selle nõuded. Nõuetest tuleb konkreetne spetsifikatsioon, mida insenerid saavad siis arendustöö jaoks aluseks võtta, et kui meil spekki ei ole, siis pole vahet, kui suure, kui targa, kui laia, kui kiire asja me arendame, me alati oleme siis teinud midagi nagu valmis, aga kas ta ka täidab mingisuguseid nõudeid, me ei tea, kui meil spekki pole, spekk on vajalik. Ja selle spekki täitmiseks valitakse siis erinevad komponendid ja siis me saame testida komponente, kas nad toimivad õigesti, saame moodulite tasemel testida, süsteemi tasemel testida ja lõpptoote testimine ja need testid peavad siis vastama kõik eelnevatele kirjeldustele, et näiteks kas kõik nõuded on täidetud. Siis me testimegi nõuete tasemel seda asja, et ja kui ei ole, siis paneme jälle uue ringi peale, et vaatame, et saaks ikkagi nõuded täidetud, et seda võib mitu korda ringi ratast käia, et kas siin erinevate nende kihtide vahel ühe külje peal võib vendeldada edasi-tagasi või siis teha siin erinevaid ringe, kuni asi vastab siis soovitule. Ja mis siin selle niinimetatud veekujulise mudeli puhul veel tasuks tähele panna, on siis see, et seda võib läbida ka erinevate distsipliinide lõikes, et eraldi vaadata näiteks tarkvaraarendust süsteemi puhul, eraldi vaadata mehaanikaarendust, eraldi vaadata riistvaraarendust elektroonika puhul, et siit saab nagu erinevad kihid ka läbi lõigata, et see oleneb, mismoodi me seda vaatame, või siis vaatame kogu süsteemi arendust läbi erinevate distsipliinide korraga, et ikkagi käime seda veemudelit pidi, aga see veemudel on ka suhteliselt laialt levinud lahendus, on ka muid kontseptsioone, aga see on üpris levinud kirjeldus, mismoodi võiks sellele süsteemi arendusele läheneda. Ma ei hakanud väga ajalukku rohkem minema, et kui me seal alguses paari lausega mainisime ära, et mis kunagi oli, 100 aastat tagasi ja nii edasi, et siis pigem vaataks seda, et mis on näiteks Eesti kontekstis praegu keskmise vanusega auto. See statistika on Transpordiameti kodulehekülje pealt, 13,5 aastat on keskmine auto vanus, mis oli 12 aasta taguse auto
iseloomujooned. Ütlesin ratastel arvutikeskus, ehk siis tähendab seda, et tal oli mitukümmend juhtmoodulit ja see süsteemi eripära oli siis selline jagatud arhitektuur, ehk siis põhimõtteliselt selles, et iga alamsüsteem omas enda pesa juhtmooduli näol, juhtmooduli trükkplaat, millel on siis peal mingisugune kontrolleri tüüpi kiip, siis tarkvaraga, siis tal on perifeeria selle kiibi ümber, mis siis on kas signaalide töötlemiseks, võtame mingisuguse analoogsignaali, teisendame digitaalsignaaliks või võimendus, näiteks on vaja mingisuguseid suuremat, täpsemat juhtimist vajavaid komponente, näiteks pihustid mootori puhul, kütusepihustid, vajavad üpris täpset ajastust või süütejuhtimine näiteks või muud sellised kiired funktsioonid, et seda tavalise mikrokiibiga ei tee mitte mingil juhul. Selleks on vaja mingit eraldi driverit, selle eraldi driver peab olema suuteline siis vastava pingevoolu, opereerimiskiiruse, mille muu iganes kõigega toimetama. Ehk siis meil on moodulis tavaliselt juhtkiip, perifeeria ümber selle, korpus, pistikute kaudu ühendused siis andurite, täiturite, võrkude, muude asjadega, mainides siis võrkusid. Sellisel autol reeglina on siuke 5 erinevat võrgutüüpi peal. Meil on üks õppeauto kõrgkooli autolaboris, kus meil on 5 erinevat võrgutüüpi 11 alajaotuses. Ehk siis sama tüüpi võrku võib olla mitu alasektsiooni. Et see on selline tavapärane vaatepilt selle vanusega sõidukid ja see kehtib peaaegu kõikidel sõidukitel. See mitukümmend on teinekord, kui on ikka tõesti hästi tilukene, väikene ökonoomne autokene, on seal neid juhtmooduleid mitmekümne asemel on paarteist. Oleme lugenud näppude peal kokku. Aga ütleme ka selline Saksa luksus premium klassi sõiduk sellest ajastust, siin võis olla 100 juhtmoodulit, sest lihtsalt varustust on lihtsalt nii palju, iga varustuselement oma juhtmoodul. Et nii on. Aga võrk on ikkagi see, mis ka neid kõiki mooduleid ühendab oma vahel. Erinevate allikate väitel keskmistasin ära suurusjärgus 10 miljonit rida lähtekoodi sellisel sõidukil 12 aasta tagusel. Et pakuti kohati natuke väiksemat numbrit, kohati natuke suuremat numbrit, aga ütleme selline Harju keskmine, et ilmestada selle olukorda, siis jääb sinna 10 miljoni kanti. Ja oluline siis, mis IoT aspektist meie käsitlust mõjutab, on siis see, et seda suhtlus tegelikult välismaailmaga võrdlemisi vähe selle aasta käigu sõidukites, et mõningal määral teda võis olla, aga sellist võrgustumist ka autode vahel või autode üleselt väga ei esinenud palju. Siis sellest edasi, liikudes tänapäevasemate sõidukite poole, mis on selle natuke paralleelselt selle eelneva kirjeldatuga, aga natuke ka uuenduslikum, kus meil on siis rohkem juba juhiabisüsteeme, siis nimetatud see ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, ja muud domeenid, mis on ära mainitud, et siis on pigem see, et meil on sellised, ütleme, need võrgud, moodulid on grupeeritud domeenide kaupa ja siis need alamdomeenid suhtlevad pigem oma võrgustruktuuris ja siis siin on selle skeemi peal ka välja toodud Central Gateway, ehk siis läbi selle Central Gateway tõstetakse vajadusel sõnumeid ühest võrgust teise üle. Ja need võrgud võivad olla samad tüüpi võrgud sama suhtluskiirusega, mõningal juhul nad võivad olla ka erinevad. Toome lihtsa näite siin. Näiteks ADASe juhtimise puhul võib olla vajadus kasutada ka juba tänapäevast Automotive Etherneti, siis body domain control ehk siis kere juhtfunktsioonid, seal võib-olla piisab CAN-ist, aga Central Gateways, CAN ja Ethernet saavad omavahel kokku
ehk siis Central Gateway juhtarvuti ülesanne on vastavalt instruktsioonidele siis võimaldada ka siis nende domeenide vahelist suhtlust. Aga tegelikult, mis selle asja mõte on see, et üks asi on see, et meid limiteerib, eks ju, võrgu puhul selle andmeside maht ja teine on ka see, et kõik info, mida mingid moodulid omavahel vahetavad ühes domeenis, ei pruugi olla üldse vajalik teises domeenis. Et meil ei ole vaja neid omavahel juhetpidi kokku panna, sest reeglina nendes suhtlusvõrgustikes kõik moodulid kuulavad, mis võrgus räägitakse, aga siis võtavad teadmiseks ainult seda, mis nende jaoks on vajalik, aga kui seal see ühisosa on praktiliselt puudulik, no las nad olla siis eraldi alamvõrkudes ja tõstame üle ainult seda infot, mida vaja on. Nii, siin on juba ekraani peal näha mõned huvitavad nooled, et midagi on rohelist, midagi on kollast, mida need asjad siis tähendavad. Ehk siis, kui me vaatame natukene veel uuemat arhitektuuri või käsitlust, et räägime siis niinimetatud tänapäevasest autost. Juhtmoodulite arv on ikka mõnikümmend kuni, aga ta pigem väheneb. Täpselt. Et kui me jõuame siis selle software defined vehicle juurde, siis seal me näeme seda käsitlust, mis tuleb järgmise slaidi peal ka tegelikult juba, et miks see siis väheneb. Et ma ei saa öelda, et ta nüüd on ühe käe sõrmedel kokku loetav juhtmoodulite arv, et ta võib-olla jääb ikka seal 10 võib-olla kokku, midagi sellist, aga pigem on trend selles suunas, et võimekamad juhtarvutid, mis suudavad rohkem süsteeme korraga käitada, see tähendab seda, et arvutite arv iseenesest väheneb, mis on igati autotootjale igati teretulnud nähtus, mida vähem komponente, seda parem. Samamoodi on mitu erinevat võrku, aga võrkude arv pigem väheneb. Sest ma juba mainisin, võetakse tänapäeval kasutusele siis Automotive Etherneti järjest enam, ehk siis kui me saame rohkem infot vähemates võrkudes ära kajastada, see on jälle võit, et vähem traati, vähem komponente, võib-olla mis siis hakkab erinema, on see, et kui meil praegu näiteks multimaster võrgud nagu CAN, nendes 13,5 aasta vanustes autodes väga levinud nähtus, siis selle multimasteri puhul meil on ära programmeeritud see sõlm seal võrgus, et ta saadab mingeid sõnumeid, ühte sõnumit, mitut sõnumit, vahet ei ole, mis me sinna peale oleme programmeerinud, ta lihtsalt ühendame CAN high, CAN low juhtmega ära, ta hakkab läbi oma transceiveri võrku kuulama, vaatab, võrk on vaba, siis vastavalt oma sisemisele programmile, kui on mingisugune aeg jälle möödunud, on ette nähtud, et ma ei tea, saadame 20 korda sekundis mingit sõnumit, näiteks saadab seda 20 korda sekundis välja ja mingit teist sõnumit korra sekundis saadab ka seda korra sekundis välja. Aga teda nagu selles mõttes väga ei huvita, kuhu võrku teda pannakse, mida ta seal räägib või selles mõttes, et ja võrgus ta kuulab ka ainult neid sõnumeid, mis on talle ette nähtud kuulata, et on siis tavaliselt transceiveri tasemel on juba filtermaskid sisse kirjutatud, ehk siis teatud CAN ID aadressid, mis saadetakse ainult siis sellele transceiveri taga olevale juhtkiibile infoks, võtab sealt mingisuguse info sõnumist vastu, aga kõik ülejäänud sõnumid tegelikult ainult kontrollitakse, et see sõnum näeb õige välja transceiveri tasemel, aga juhtkiip ei tea nendest sõnumitest suurt mitte midagi. Et reeglina kõiki sõnumeid juhtkiibile ei edastata ühe mooduli tasemel. Teda huvitab võib-olla ainult, no toome hästi konkreetse näite. Näiteks mingit juhtkiipi huvitab ainult see, mis on temperatuur õues, aga teda ei huvita näiteks, kas lähituled autol põlevad. Aga see temperatuuri informatsioon on multipleksitud ühe kindla sõnumi, ühte kindlasse andmebaiti ja siis transceiveri tasemel oodatakse, et millal nüüd tuleb selle pealkirjaga sõnum. Transceiver näeb, et see sõnum tuli, tõstab käe üles juhtkiibile, siis interrupti näol juhtkiibile tuleb siis vastava sõnumi interrupt sisse, vaatab, et
et ma nüüd peaks lugema, mida transceiveris mingi sõnum on kuskil puhvris, siis juhtkiip läheb üle näiteks SPI transceiveri puhvrisse, loeb sealt selle sõnumi välja ja vaatab, et okei, õues on temperatuur -1 kraadi, vahet ei ole, mis see arvuline väärtus on, ja update ib siis oma tarkvaras kuskil vastavat mälupuhvrit, et kui ta programm jookseb, siis ta kasutab näiteks seda temperatuuri infot millegi jaoks. Et umbes selline see suhtlus välja näeb. Mis see tähendab siis Etherneti kastmes versus näiteks multimaster CAN. Etherneti puhul tähendab see seda, et meil peab olema ju iga moodul oma IP-aadressiga võrgus. Meil on siis põhimõtteliselt portide arv, meil tekib auto peale mingisugune, ma ei tea, 50 porti, 100 porti, mis iganes. Ja kõik asjad suhtlevad omavahel IP aadressite kaudu selline okei, seal neid suhtlusprotokolle natukene tuunitakse vastavalt vajadusele autonduses ka, aga et see oma olemuselt muutub see suhtluse nagu stiil. Et CAN-võrk on nagu selles mõttes, me räägime CAN-ist lähemalt ka, on nagu hästi robustne. Et ükskõik kes võib ükskõik mida seal rääkida, siis muudes võrkudes väga nii ei ole. Ja lähtekoodi arv, kui meil ennem oli 10 miljonit rida, siis 100 miljonit on juba suhteliselt julge number, selles mõttes, et see on kindlasti saavutatud, et pigem on see number kasvavas trendis. Ma panin selle siin kollasega, mitte punasega. Ja miks kollane, sest kui me punase ja rohelise kokku segame, siis me saame kollase. Et on ühest küljest on justkui hea nähtus, on see, et me saame tarkvaraliselt rohkem autos asju juhtida, kui me rääkisime sellest tarkvara poolt juhitud sõidukist. Teisest küljest kaasnevad väga-väga suured väljakutsed kogu selle tarkvara hulga manageerimisega, sest kui me rääkisime sellest veekujulisest mudelist, siis seal kehtib samamoodi täpselt need selline ülevalt alla vaade kuni komponentideni välja, et kui me räägime tarkvara komponentidest, et komponentidest pannakse kokku mingisugused moodulid. Kui need moodulid on läbi testitud ja hästi töötavad, siis need taas kasutatakse nii palju kui võimalik, et uute asjade arendamine on tohutult suur rahaline kulu, et seda tasuks ju pigem vältida. Siis tänapäeval järjest suurem risk on see, et ega keegi täpselt ei tea, mis kood meil igal pool jookseb, sest on palju autogenereeritud. Näiteks juhiabisüsteeme reeglina ei arendata käsitsi C-koodi kirjutates otsast lõpuni, et me teeme terve mingisuguse adaptiivse püsikiirushoidja programmi käsitsi C-koodis valmis. Et pigem tehakse arvutuslik mudel, näiteks MATLAB, Simulink, muud sellised vahendid. Vaadatakse, et see mudel toimib nii, nagu on ette nähtud ja siis genereeritakse sellest masinloetav kood, mis siis vastava mikrokiibiga kokku sobib. Aga kes see selle koodi nüüd manuaalselt käsitsi läbi kontrollib, et see oleks nüüd õige, võib-olla seal, ma ei tea, mitu miljonit rida koodi, eks ju, et see siis, muidugi on erinevad koodi kontrollimise meetodid, erinevad tarkvaralahendused selle jaoks on staatiline kontroll, dünaamiline kontroll, eks ju, erinevad, ma ei teagi, kus eesti keeles see õige väljend on, inglise keeles on fuzzing või fuzzerid siis, et mis annavad programmile kõikvõimalikke erinevaid sisendeid, et näha, mis hetkedel ta siis näiteks murdub, mis hetkedel ta toimib õigesti, sest programmid peavad olema ju tegelikult alati igas olukorras ka kõiksuguste sisenditega toime tulema. Et sama see temperatuuri näide, mis ma tõin, et õues on -1 kraadi, aga saadame, et õues on näiteks -72 000 kraadi, mida meie programm siis teeb. Kas ta on piisavalt kindel, et ta loeb sealt välja, et sorry, et see sisend ei ole nagu lubatud vahemikes, et äkki peaks mingisuguse diagnostika protokolli avama siin, tegema mingi veateate, või siis meie mikroprotsessor kirjutab selle rõõmsalt oma mälupuhvrisse kuhugile niimoodi, et ta kirjutab veel mingid järgmised mäluaadressid ka üle ja siis sellest tekib omakorda mingi kaskaadefekt ja nii edasi, eks, et need väljakutsed on, millega tegeleda. Aga mis puudutab siis seda võrgutamist, ilma enam ei saa. Pole võimalik turule tulla tootega, mis enam võrgus ei suhtle.
ainuüksi juba nõutud süsteemide pärast, näiteks nõutud süsteem on e-call ehk siis hädaabikõne, automatiseeritud, see on, vist oli aasta 2019 või, kohustuslik, mis tähendab omakorda, et autos peab olema SIM-kaart, siis telefoni võrguühenduse, mobiilsideühenduse ja helistatakse siis automaatselt hädaabisse näiteks liiklusõnnetuse puhul, turvavarustuse aktiveerimise puhul, näiteks autos ei ole kedagi teadvusel, kutsutakse automaatselt hädaabibrigaad koordinaatidele, et väga selline mõistlik süsteem. Pole statistikat uurinud, palju neid väljakutseid on olnud, palju on inimese elusid selle poolt säästetud, aga igal juhul väga mõistlik algatus. Mingi aeg tagasi ta veel Eestis ei töötanud. Ta peaks olema Eestis toimiv küll, et seda testiti Päästeametiga ja ma tean, et siin olid ka mingisugused juhtumid siis, kui neid esimesi autosid selle e-calliga Eestisse turule toodi, et selle häälestamise käigus, et tuuakse maale, siis see maaletooja peab tegema selle oma tehasarvutiga veel mingisuguseid häälestusi ja selle käigus kogemata helistati. Helistati Päästeametisse, ma vabandust, et see oli vale häire, et ärge pange tähele, et me siin üritame seda asja õigesti tööle panna, et neid siin oli küll. Aga siis see järgmine arhitektuur, kui me tulime siis sellest jagatud arhitektuurist üle domeeni arhitektuurile, siis nüüd hakatakse rääkima tsoonipõhisest juhtimisest ja see nüüd tähendab seda, et me saame olulise arvutite vähendamise võimaluse ja nüüd on auto ümber, kui nii võib öelda, piltlikult ette kujutada erinevates kohtades siis tsoonikontrollerid, mis on puhtalt selle jaoks, et kuna auto on ju füüsiliselt suhteliselt suurte dimensioonidega toode, kui me tavapäraselt räägime IoT-st, meil on ikkagi pigem mingisugused väiksed vidinad, et kui seal on, ma ei tea, 5 meetrit korda mingisugune 2,5-3 meetrit auto suurus, siis selleks, et vahetult ühendada erinevad kuskil auto nurkades olevad komponendid keskse juhtimisega, meil peavad olema mingisugused seadmed, mis suudavad neid kaugemal nurkades asuvaid seadmeid, näiteks auto nurkades on tuled ees ja taga, erinevad võib-olla andurid, erinevad täiturid, me tahame nendega kõikidega kuidagi suhelda, et kui me nüüd hakkame vedama nii nagu vanasti oli, et igasugustest erisüsteemidest me veame paksud juhtmekimbud kokku erinevatesse juhtmoodulitesse, mis olid kõik eraldi siis süsteemi eest vastutavad, siis selle tsooni arhitektuuri puhul on meil ikkagi see, et meil on ühes nurgas kontroller, mis ühendab kõikide komponentidega seal nurgas ja nüüd keskarvutiga me ühendame üle interneti. Ja seda me näeme ka kohe järgmise pildi peal. Et väga oluline muudatus siis selles põhimõttes ja ma kohe näitan veel ühte väga huvitavat pilti, mis seda põhimõtet siis aitab natukene iseloomustada, aga selliselt lahendatud siis autoarhitektuuri puhul me saame oluliselt komponentide, siis juhtmoodulite arvu ja juhtmestiuse ehk siis vase kokkuhoidu, et reeglina meil enamasti on kõik need kommunikatsioonikanalid siiski autol olnud vasskaabli kaudu, kas ta nüüd on keerupaar, mitmearvuline keerupaar, et see olenes siis sellest, et mõningal arval juhul oli ka optiline. Ja? Ma nüüd küsingi, kui palju on see trend suure, et uutel autodel kasutatakse nagu optikat? Ei ole väga suurenenud, sest ta on pigem ikkagi vasepõhine, et ka Ethernet vasskaabel. Küsimus on selles, et kas nüüd need kiiruseid ei ole vaja mingi optika taga või optika on niivõrd habras, et seda ei taheta kasutada? No, see on hea küsimus. Selle kohta mul ei ole sulle põhjapanevat vastust, et
ütleme siis teistpidi, aga see optika kasutamine ei ole välistatud, osad autotootjad on katsetanud. Aga ütleme sellise viimase info põhjal, nii palju kui ma olen seda autotööstuse trendi arenguid jälginud, läbi siis selliste erinevate kirjelduste, nii nagu siin all on näiteks link siis Texas Instrumenti lehe peale, seal on jälle mingisugune tehnoloogia kirjeldus, mingisugune white paper või autotootja poolne mingisugune ülevaade antud teemast, siis reeglina on ikkagi siis vase põhjal suhtlus interneti puhul kasutuses. Ei ole välistatud optika kasutamine, aga tulenedes jällegi auto kasutustingimustes, mis on ka selle Automotive Etherneti tööle saamine autonduses oli, ütleme, selline 10 aasta tagune teema kuskil, et siis kui nad hakkasid, esimesed premium luksusklassi sõidukid hakkasid turule tulema Etherneti võrkudega, et see oli juba üpris selline suur saavutus, et tulla siis CAN-ist Etherneti peale üle, et see Ethernet ka toimiks vastupidavalt just selles mürases autonduse keskkonnas. Jah, siin oleks optikaga selles mõttes hea võimalus, et me optika puhul ei võta vastu nii palju võib-olla välist elektromagnetmüra, aga teine pool on see, et kas see füüsiline pool kõigele sellele raputusele vastu peab, eks ju. Et on üks võrk, kus kohas kasutati, mida ma hiljem mainin ka, plastikust optilist fiibrit. Aga seal ei olnud kiirused ka nii suured, kui on siis Etherneti puhul võimalik saavutada. Et Automotive Etherneti puhul täna räägitakse juba 10 gigabitist sekundis maksimumkiirustest. Kõige tavapärasem 100 megabitti sekundis Automotive Ethernet töötab juba ülihästi. Mu eelmine auto oli ka, kõik moodulid olid omavahel Ethernetiga ühenduses. Kuigi selle moodulite arv oli suur, ta ei olnud selline tsoonipõhine juhtimine nagu siin on, aga ma tootja käest küsisin mingisugust täiendavat infot, kuna mulle pakkus huvi, et milline mu auto sisemine arhitektuur on, saatis mulle mõned tehnilised kirjeldused ja seal olid nagu kõik paarkümmend moodulit olid Ethernetiga omavahel ühenduses, ja tegemist ei olnud mingi luksus premium klassi auto, aga tegemist oli lihtsalt niisuguse keskklassi tavapärase Saksa sõidukiga. Järgmine see huvitav pilt, mida ma tahtsin siis näidata, on nüüd see põhimõtteline erinevus, mis oli siis meil seal domeenipõhisel juhtimisel, kui me vaatame vasakul pool, on siis see, et meil on erinevad juhtmoodulid, nagu siin on näidatud siis A, B, C, D, ja me tahame saada mingit, nagu te enne mainisite, see hädapidurdussüsteemi funktsionaalsust. Siis see hädapidurdussüsteemi funktsionaalsust me võime juhtida, ütleme, et on see funktsioon 1. Me juhime läbi A juhtmooduli, B juhtmooduli, siin on A, C, D, et näiteks A juhtmoodul on meil mingisuguse ABS-i juhtmoodul, näiteks C juhtmoodul on meil näiteks rooli juhtmoodul ja D on meil hoopis, ma ei tea, mingi näidikute paneel näiteks. Et me kasutame mitut erinevat juhtmoodulit selleks, et mingisugust funktsiooni juhtida autos sees, et see funktsionaalsus on nagu juhtmoodulite ülene, aga juhtmoodulid vahetult toimetavad siis nende süsteemide, täiturite, andurite ja muude asjadega, et me siis sisuliselt kuskil otsustame, et võt nüüd oleks vaja hädapidurdust saavutada ja siis kõik need moodulid, mis on siis omavahel ka võrguühenduses, siis neile antakse see teave kuskilt, et võt nüüd me peame mingeid selliseid asju tegema ja siis nad neid endale kohustuseks võetud asju siis täidavad, aga see hädapidurdus ei pruugi olla nagu seal ühe selle juhtmooduli pärusmaa, et nüüd see A, C või D nüüd ongi nüüd see hädapidurdussüsteemi juhtmoodul. Nüüd erinevus selles uues käsitluses, kui me räägime sellest kesksest juhtimisest, siis meil on seesama näiteks hädapidurdusfunktsioon,
vahet ei ole, mis funktsioon ta on, siin on lihtsalt abstraheeritud funktsioon 1. Siis mingid asjad me tellime näiteks esimeselt tsooni kontrollerit, oletame, et seal on ees mingid vastavad andurid, täiturid, mis saavad aidata meil siis seda funktsiooni saavutada ja mingi osa me tellime siis näiteks teise tsooni kontrollerilt, mis võib olla kas auto tagaotsas või kus iganes seal auto peal, nii nagu enne mainisime. Aga kogu see otsustamise protsess, kogu see tarkvaraline kontrolli juhtpool, see siis käib läbi meil selles keskses arvutis. Aga millised need kesksed arvutid siis on, mis seal autonduses kasutatakse? Mis te ise arvate? On nad mingisugused sellist tüüpi kiipidega, nagu meil täna on juba taskus kõigil, mingid paari nanomeetrise nõudiga transistorid, miljard transistorit, paar gigahertsi kiirust või mis tüüpi üks selline auto keskne superarvuti võiks olla? Need on tegelikult oluliselt lihtsamad, oluliselt robustsemad. Mõneti teisest küljest, mis neid iseloomustab, on see, et nad on hästi sellised, no nad ei ole, ma ei saa öelda, et ASIC, et on nagu Application Specific Integrated Circuit, aga ta on selles mõttes, et nad on tootjate poolt nagu ikkagi suhteliselt ühes suunas arendatud nagu sellised kiibiseeriad, ehk siis on need mingid perekonnad, põlvkonnad, generatsioonid erinevatest kiipidest, erinevate võimekustega, et ühiselt nimetada on see, et no alla 32 biti väga enam keegi ei arenda, ei tee asju, tehakse küll, ütleme ka lihtsamaid kontrollereid mingite lihtsamate toodete jaoks, aga üldine selline suurem kontrolli või ütleme juhtkiibistik on enamasti selline vähemalt 32-bitine ja ma arvan, et need on sellised hästi kiired ja suured ja võimekad, siis tegelikult vastupidi, me peaks alati mõtlema seda, et nad on hästi robustsed, sest nad peavad tulema toime igasugustes tingimustes, väga ütleme elektroonikale väga rasketes tingimustes, kuna meil on suured temperatuuri kõikumised, meil on suur vibratsioonitase, vibratsioon tahab meil kogu aeg kõike seda asja trükkplaadi küljest lahti raputada, tekitada joodetes pragusid tina sees, mis iganes, kogu aeg on mingisugune väljakutse, et see niiskus samamoodi tahab kogu aeg korrodeerida meie galvaanilisi ühendusi, mis iganes sellist väljakutset. Siin on öeldud, näete juba, et 5 nanomeetrine nõud, see on autonduses ka ikkagi väga uuenduslik asi, sest tihtilugu on autonduse need kiibid juba ütleme 2-3 sammu tagapool ja mis oli siis näiteks koroonakriisi ajal väga suur väljakutse, oligi see, et keegi ei tahtnud neid mitu sammu tagapool olevaid kiipe toota. Et see oli autonduses väga suur väljakutse, et paljud tooted olidki ilma kiipideta või pandi seda, mis turu pealt sai. Praegu nad räägivad jälle uuesti, nagu tuleb see kiibi mulle tagasi. Ta on, jah, võib-olla see turbulents on nagu mingid keerised jätkuvad selles mõttes, et see kiibi tootmise maailm on tohutu keeruline oma dünaamikate väljakutsetega, et kui praegu need AI farmid nii-öelda ostavad kogu kiibi tootmist võimekust, nagu et saada maksimaalselt GPU-sid see vähe sellest, et ajab meil energia hinna üles, siis meil on samamoodi samal ajal kiibi tootmine, see maht on enamuses pandud selliste asjade peale, mida me ei katsu ega ei näe, et meie kodumasinad või autod või muud asjad, mis kasutavad siis natukene teistsuguseid kiipe kui siis mingid CPU-sid või GPU-sid, et nendel on siis mahtu vähem ja seal tekivad mingisugused keerised sellesse tootmisesse sisse. Aga see pilt mulle nii palju ütelnudki, ma alguses mõtlesin, et ma näitan sellist ülevaatlikku pilti, et näete, siin mainitakse ära, et sellel kiibil on 24 kanalit CAN FD-d, 4 kanalit CAN XL-i, mis need on, räägime pärast poole, 10 kanalit linni, 1 FlexRay kanal, mis veel täna on isegi kasutuses, ja 2,5 gigabitine Etherneti switch ja
lisaks veel PCI Express liides olemas ja siin all on ära mainitud siis ASIL on siis ohutusklassifikatsioon ASIL ABCD, see on siis ka ISO 26262 välja toodud, et mis need ohutusklassifikaatorid tähendavad, aga põhimõte on siis selles, et näiteks kui tal ei oleks seda ASIL-D funktsionaalsuse tuge, siis oleks autotootjal palju raskem tõestada ja arendada süsteemi, mis on siis ASIL-D näiteks klassis, siis see ASIL klassifikatsioon põhimõtteliselt tähendab seda, et mida hullemad tagajärjed võivad süsteemi rikkega kaasneda, seda suurem on see klassifikatsioon, et see ASIL-D on kõige nii-öelda rängem, ütleme selline klassifikatsioon, et see olukord, mis selle süsteemi rikkest võib tulla, võib põhjustada inimese surma näiteks, et siis see süsteem peab olema nii kindel, et ta enamus juhtudel tagab siis selle mingisuguse ohutuse vähemalt metoodika, et mismoodi tagada ohutust, et isegi kui süsteem täiega pange paneb, et siis meil on mingisugused tagavaraplaanid nii-öelda olemas. Aga milline ühe sellise kiibi siseelu välja näeb, mis osakonnad seal on tehtud siis selleks, et kõige sellega toime tulla, mida veel reklaamiti, on siis 4 ARM-i protsessorit, erinevad mälud, siis erinevad turvatemaatikat, nagu siin mingid krüpteeringu teemad, siis füüsilise kanali kaitsed, et mida täna näiteks autotootjad peavad tihti harrastama, on see, et kui nad kiibi tehases ära programmeerivad, siis nad põletavad need programmeerimisotsad ära, et pärast häkkerid ei saaks kallale minna. Aga mis need häkkerid siis teevad? Lõikavad kiibi pealt lahti ja hakkavad tegema siis tagurpidi reverse engineering ut, et vaadata, et mismoodi see kiip on siis üles ehitatud ja siis proovivad leida sealt mingisugused otsad, kuhu siis ülipeened nõelad külge panna, selleks, et saaks ikkagi mingi ligipääsu, et lahti muukida siis, mis seal kiibi peal täpsemalt toimub, et see mõlemat pidi selline võistlus. Siis üks teema, mida võite kohata antud käsitluse raames, on see e-fuses, ehk siis põhimõtteliselt ütleme sellised transistorilaadsed tooted, millega me saame siis vooluahelaid juhtida, et saame välja lükata, et natukene nagu selline kaitsemehhanism, et see on üks läbiv teema nende tsoonikontrollerite puhul. Näeme siin I2C, see on vist IoT-st väga tuttav teema, kommunikatsioonikanalina olemas. SPI autonuses väga-väga laialt levinud, kui ma enne mainisin, et juhtmoodul või juhtkiip ja siis tsoonikontroller räägivad omavahel, siis selle kaudu nad räägivadki tavapäraselt, SPI kaudu. Et see on hästi levinud. Warti pigem kasutatakse siis programmeerimiseks, mõningal juhul diagnostikaks, just mitte siis autodiagnostikaks, aga selle trükkplaadi kiibi enda diagnostikaks, siis kui on mooduli tasemel mingisugused teemad sellega. Taimeritest ei ole midagi väga palju tarka rääkida kui seda, et kui keegi on üritanud näiteks sellist kiipi kas STM32 või NXP oma või mis iganes kasutada mingisuguse projekti tegemise jaoks, siis kellade häälestamine on üks omaette ooper, et selleks, et mingisuguseid funktsioone tööle saada, sa pead pakkuma talle õiget clock-signaali, kui sa talle õiget clock-signaali ei paku, näiteks CAN-i puhul, siis sa ei saa õige kiirusega CAN-i. Tal peab olema see baas, clock frequency peab olema õige, aga kus sa selle clock frequency võid saada selle välise kristalli käest, võid saada selle sisemise kristalli käest, mis on omaette veel siis vaja jagada või korrutada mingite kindlate suurustega, et siis need transceiverid õigesti tööle hakkaks ja nii edasi, et seal on üks paras kemüüse, et seda tavaliselt tööle saada. Etherneti teema on siin täiesti eraldi ka veel suures plokis välja toodud erinevate kiirustega.
siis seesamas Ethernet switch, mis suudab siis erinevate protokollide jagu toimetada. Ja ma lõpuks jõudsin siis selle kirjelduseni, et aga mis see kiip endast siis tegelikult kujutab, me vaatame selle kiirust, ta ei ole mingi superarvuti 240 MHz. Et see on selline hästi tavapärane asi, mida autotunduses näete, need kiibid on tagasihoidliku performance'iga, et nad ei ole mingi 2,4 GHz. Mõned, mida ma olen näinud, on seal ütleme 5, 6, 700. STM-i puhul ma vist vaatasin mingisuguseid neid uuemaid ka selliseid tsoonikontrolleri laadseid tooteid, siis seal oli ka, et 700 on niisugune, kuhu nad küündivad. Aga erinevatest võimekustest juba rääkisime. Siin ütlevad ASIL B, üleilmise selle peale ütlesid ASIL D. Tasub tähelepanelikult lugeda. Siis sattusin sellise kirjelduse otsa, et mis on ka võib-olla siin esindatud erialade mõttes oluline, et kui me just vaatame sellist riistvara tasemel sellist vajadusi, et millele siis meie see sama eelmainitud kiip näiteks peaks vastama, et milliseid asju me peaksime järgima selleks, et mitte minna väljapoole siis lubatud kas käitumis selliseid malle või piire, et need komponendid, samad, mis olid siin eelmise pildi peal, et ka need suhtlevad omavahel, et seal on ka omad mingisugused kriteeriumid, et kui nüüd hakata lugema näiteks sellise kiibi, mis selle dokumendi nimetus on, kus on sees kõik selle kiibiga seotud kirjeldused, mitte operators manual, aga põhimõtteliselt ütleme süsteemi arendaja selline riistvara inseneri selline reference manual, jah. Et võtab reference manual lahti, hakkab otsast vaatama, siis sellise kiibi puhul ta on niisugune 3-4 tuhat lehekülge tavapäraselt. Võtate PDF-i lahti ja hakkate otsast lugema. Et seal on reeglina väga täpselt ära selgitatud, et millistes lubatud vahemikes on seal mingid andmevahemike ajastuste, mälukasutuste, kiiruse, ütleme kõik sellised asjad, mis üksteisest kuidagi sõltuvad, et siis kõikidele nendele asjadele on pandud väga täpselt piirid, et kui me siit üle piiri lähme, siis asi töötab, eks, et siis kõik sellised põhimõtted, et need on paljuski kajastatud ka siin nendes standardi lisades, mis siis on, või standardites, mis on siin välja toodud, et kuidagi see info, õige ajastus ja nii edasi, et see on hästi oluline nendes kiipides, et me peame nendes püsima. Ja eks see kehtib ka kõikides muudes IoT-ga seotud distsipliinides. Tulles nüüd selle tsooni arhitektuuri võlusõna juurde, siis see on selle slaidi peal, mis on hästi oluline uuenduslik lähenemine, on siis see, et põhimõtteliselt nendes tsooni kontrollerites on võimalik jooksutada virtuaalmasinaid. Kui enne meil oli selles slaidi peal oli siis see, et me saame sealt kuskilt tellida endale mingisuguse funktsionaalsuse, siis siin on rohkem vaadates seda kiibi arhitektuuri või siseehitust, et meie virtuaalmasinas jooksutatakse mingisugust tarkvara, millel on oma kindlad ette nähtud toimetamised, nagu siin on see task 1 ja nii edasi. Ja läbi hypervisori ehk siis protsessorite sellise ressursside jagamise, ehk siis eesti keeles, kui me peaks kuidagi seda hypervisorit kirjeldama, siis ta jagab protsessori ressursse, ehk siis see operatsioonisüsteem näeb justkui virtuaalselt siis seda CPU-d, mis
tegelikult on läbi hypervisori jagatud siis selle päris arvuti tuuma mingisugune jõudlus. Ja see hypervisor jagab vastavalt vajadusele siis seda jõudlust laiali erinevate nende taskide vahel, aga miks see virtual machine'i või virtuaalmasina kasutamine on hästi oluline uuendus, on siis see, et me saame põhimõtteliselt auto sõidu ajal teha tarkvara uuendusi, auto laeb endale uuendatud tarkvara alla, tal on mälus uuendatud versiooniga virtuaalmasin ja on väidetud, et põhimõtteliselt auto töö ajal me saame vana masina ära killida, tõmbame mälust uue virtuaalmasina käima ja auto töötab edasi, nagu poleks mitte midagi juhtunud. Ja sama toimib ka siis selle puhul, et kui meil seal tarkvarale mingisugune tõrge peaks tekkima, me saame virtuaalmasinale teha reseti, bootida uue versiooni, aga see peaks käima niivõrd vahetult, et me ei märka ka seda auto töö ajal, et seal on midagi muutunud. Et annab omakorda justkui sellise lahutatud või kihistuse siis ka selle ütleme suhteliselt kiire ja võimeka protsessori ja siis tema peal jooksva tarkvara ja siis nende erinevate funktsioonide vahel. Ja siis see OS1 võib olla näiteks seesama hädapiildussüsteem ja OS2 võib olla näiteks mingisugune muu, see e-kooli süsteem, millest me ennem rääkisime, mis iganes. Et need on justkui siis need erinevad süsteemid, mis varasemalt kunagi mituteist aastat tagasi asusid meil kõik igaüks eraldi riistvaralises siis moodulis trükkplaadi peal kuskil juhtarvutis, siis nüüd nad on pesastatud virtuaalmasinatesse, mis kõik jooksevad ühe juhtarvuti peal. Et see on siis väga suur erinevus sellest, mis on nüüd viimase 12 aasta jooksul hakanud suundumus tekkima, aga see ei tähenda nüüd seda, et kõik uued autod tehasest tulevad niimoodi välja. See on pigem praegu nagu see leading edge. Et alati on kõik tooted ju kui on leading edge, siis see tuleb kõigepealt seal premium klass, uhked tooted ja siis see hakkab järjest alla tulema erinevatesse tootesegmentidesse. Täna just oli uudis, kuidas Venemaal need Porscheid kõik sõidma oleks viimast tarkvara uuendust. Väga hea. Nii jätkata. Ja niimoodi üksi kõrgida. Väga hea. See on ainult Kes toetab täna see juhtgrupp, et see on, kes seda asja nagu peabki järjestada? Kõige edumeelsem on ta Teslasest tõenäoliselt. Ma toon Tesla puhul ka paar näidet esitluse lõpupoole. Et, aga mis puudutab sellist, kui me räägime, see on kaks segmenti. Üks segment on see, et sa ostad endale selle auto, sa olete omanik ja kasutate funktsioone. Järgmine segment on see, et sa enam ei osta autot, kasutad mobiilsusteenust ja seda ma näitan järgmise slaidi peal. Aga edumeelsuse mõttes on jah, Tesla paar näidet on, mida ma tahan ära mainida, et muidugi selle brändiga kaasneb praegu palju erinevaid kurioosseid asjaolusid, aga mõneti nad on ikkagi oma valdkonna juhid selles osas. Jah. Ehk siis, mis meid ees ootab? Ma hakkasin õppejõuna tööle aastal 2014, eks mul on praegu 12. hooaeg ja siis ma hakkasin huviga vaatama, mis maailmas toimub ja ma ennustasin, et ei tea, et kas 5 aastaga, et siis 2020, kas on isejuhtivad autod teede peal. Ei olnud. Natuke pettunud, et ma lootsin, et on, et vaadates, kuidas kõik asjad liiguvad ühes suunas, et kohe-kohe on nad tee peal, aga ei olnud. 10 aastat hiljem nad on tee peal. Waymo pakub avalikku teenust USA teatud linnades, teatud piirkondades ilma juhita takso. Istud sisse, sõidad ühest kohast teise, võid tagaistmel istuda, et tulevad suhteliselt edukalt toime. Vahel saab nalja ka, teinekord on neil parkla täis Waymosid, mis kell 3 öösel tahavad sõita lennujaama klientidele järgi, aga siis nad ei saa parklast välja, sest nad ei suuda üksteisega kokku leppida, kes kuhu sõidab ja siis nad hakkavad üksteise signaali laskma ja siis kõrval elavad inimesed on nagu kuulavad seda öist kontserti. Et see on päris elus juhtunud asi, aga nüüd nad vist lõpetasid selle kontserdi korraldamise ära, et siis nad vaikselt trügivad seal üksteisega võidu. Miks ma selle pildi lähedalt vaates panin siia üles, on väga lihtne. Andurid, mis seal peal on, maksavad nii palju, et tavapärane auto maksab sama palju. Et sellepärast meil ei ole mõtet kliendile müüa seda. Et kui meil see andurite komplekt on seal, ma ei tea, 40, 50, 80 000, mis iganes,
just lidarid teevad selle kalliks. Lidar andurina, pöörlev lidar kuskil selle auto katuse peal on ikkagi niivõrd kallis, et neid ei saa nagu ultraheli andurid auto külge riputada. Sama ettevõtte, nüüd natuke uuem arendus, te näete all salongi pilte, mis teile silma jääb. Juhi kohta ei ole enam. Inimene istub küll näoga sõidusuunas, eks ju, aga ei ole enam ette nähtud roolipedaali. Et kindlasti saab neid sõidukeid vajadusel veel juhtida ka kuskilt kaugelt või koha pealt mingisugusest nutiseadmest või mis iganes PlayStationi kontrollerist, nagu siin osad ka on teinud vahepeal. Et sellised on need arengusuunad. Miks ma seda veel mainida tahan, on see, et nad olid esimene, kes ikkagi päris ametlikku juhivaba sõiduteenust ehk siis täielikku autonoomset autot pakkusid maailmaturul kommertsteenusena. Et see minu jaoks kvalifitseerub isejuhtiva autona. See, et siin maailmas on varem kõik katsetatud erinevaid tehnoloogiaid, et sul on see teede peal katsetamine, siin ka Tallinna liikluses katsetatud erinevaid asju, ei ole see, et sa ikkagi pakud kommertsteenusena avalikult isejuhtivat autot, et sellega nad ikkagi said hakkama. Erinevalt siis mõnest muust pakkujast, kes mõtlesid, et nad saavad kiiresti kiirete hüpetega edasi, aga hoopis astusid üle oma varju ja põhjustasid surmaga lõppenud õnnestusi ja nii edasi, et need on kurioossed näited, mida ma teinekord toon esile, aga täna meil ei ole selleks mahti, küll aga mahti vaadata ühte niisugust iludust liiklusvahendit, siis, mille nimi on kahjuks ZOOX, ehk siis eesti keeles mitte väga õnnestunud, inglise keeles Zoox, no hea küll, käib küll, aga auto kui kontsept, siis nemad hakkasid mõtlema, et kuulgat, aga miks auto peab ühes suunas sõitma? Sest kui mul juhti ei ole, siis ta ei pea enam ühes suunas sõitma, ta võib ükskõik mis suunas sõita. Edasi, tagasi, vahet ei ole, kõik on üks ja sama. Mis selle siis sellise minibussi platvormi puhul, ma ei tea, mingi Maci eripära, et kui ta hakkab näitama uuesti videot PowerPointis, siis on vaja see scramble teha sinna. Ehk siis nad mõtlesid, et põhimõtteliselt, et miks see auto peab ühes suunas sõitma ja kuidas nad selle olukorra meie täna kehtivate nõuete liiklusseaduse raames lahendasid. Vaadake, ees on valged tuled, taga on punased tuled, aga ma ütlesin, et vahet ei ole, kummas suunas nad sõidavad, siis kui nad tahavad teises suunas sõita, nad flipivad tuled teistpidi lihtsalt. Mõnel pool on täpselt samasugused LED-tuled, kus sa näitad seal valget või punast, saavad vahetada, eks ju. Et tegelikult on ju mõte, selles mõttes on hea, et see põhjus, miks see auto sellise kuju ja sellise välimuse, sellise tavapärase asetusega on ajalooliselt kujunenud ju nendest kontseptsioonidest, et juht istub rooli taga, juhib autot, ta peab istuma ühel pool teel liikluse suhtes vastu tuleva auto pool, et siis on või vastu tuleva liikluse pool ja nii edasi, nii edasi. Aga see enam ei oma tähtsust. Ja mida meil veel vaja ei ole? Meil ei ole vaja näiteks teevalgustussüsteemi tegelikult. Me ei pea näitama mingisugune 50 meetrit või 100 meetrit või 200 meetrit ette teele valgust sõltuvalt olukorrast, sest meil ei ole juhti, kelle jaoks on vaja. Need laternad on seal lihtsalt selleks, et me näeksime, et auto tee peal sõidab kuhugi suunas, aga teevalgustussüsteemi kui sellist vaja ei ole. Nii, saame siit edasi ka kuidagi. Räägime siis alles jäänud ajal veel võrkudest. Aeg on teiega läinud väga kiiresti juba, et proovime siis 15 minutiga teha veel võrkude loetelu, ülevaate. Et ma ise olen jaganud need võrgud autonduses 2 juhtmega võrgud, et siis tavapärased, need, millest me siin erinevate nende piltide peal juba nägime mingisuguseid skeeme, kus olid mingid jooned joonistatud, et siis seal joonte taga on tegelikult ikkagi mingid füüsilised juhtmed, transceiverid, kontrollerid ja nii edasi. CAN
on üks enim levinud auto seljaajuvõrke praeguseni, eriti selle keskmise vanusega sõiduki peal. Ta on väga robustne, toimib igasugustes olukordades. Olen katsetanud ka, et paned känni lühisesse, auto ei tööta, võtad lühis ära, auto töötab. Jälle, ta nagu väga ei vingu selles mõttes. Enne mainisin, et igaüks võib seal rääkida, mis tahab, selles mõttes on ta hästi madala turvalisuse tasemega võrk, et sa põhimõtteliselt näed kõike, mis seal toimub ja sa võid ise sinna võrku kokku luuletada, mida iganes tahab. Keegi kontrolleritest väga ei tea, kust kohast see sõnum tuli, mida ta nägi. Ta lihtsalt näeb sõnumit. Et see tuli ja seal peab olema siis, vaatame andmekaadrit ka, andmekaadris peab olema lihtsalt õige bittide järjekord ja kõik arvavad, et see on tõde, mida nad seal näevad. Aga kuna ajalooliselt autovõrk on olnud suhteliselt kinnine, siis ei ole olnud ka väga probleemi sellega, et keegi hakkaks sinna CAN-võrku midagi sisse luuletama. Küll need probleemid hakkasid tekkima, siis ka autod hakkasid rohkem muutuma välismaailmaga suhtlevaks ja üks väga kurioosne näide oli, kus siis USA-s võeti Jeebi mudeli autovõrk üle läbi raadio head uniti, tehti talle head unitile kaugelt tarkvara uuendus ja kuna head unit oli otsapidi auto CAN-võrgus, seljaajuvõrgus, siis sealt saadi kogu auto juhtimisele käpp peale. Tagantjärgi tuli veel välja, et need kaks toredat kutti küberturvauurijad tegelikult omakorda siis nägid kõiki jeepe, kes olid Põhja-Ameerikas mobiilsidemastide võrgus. Eks nad põhimõtteliselt said oma käpa alla terve jeebi fliidi, mis oli seal mingi a la 1 miljon sõidukit või midagi taolist. Ja nad võisid ükskõik millise nendest sõidukitest võtta ja tee peal seisma jätta või panna pidurit plokki või mis iganes neil pähe tuli. Et selles mõttes on väljakutse, on ka pakutud mingisuguseid ad hoc lahendusi, aga nüüd ma jään vastus võlgu, kas FT ja XL-i puhul on natukene juba olukord paremaks läinud. Ma enam ei räägi CAN low speedist ja CAN medium speedist, need on suht ajalugu. Neid võib kohata, aga high speed on selline tavaline standard, siis FT puhul, mis on erinev, on see, et andmete osa võidakse mängida kiiremini. Aga overhead ehk siis ID ja CRC ja muud osad, mis käivad andmete ette taha, need on ikkagi klassikalise 500 kilobiti sekundis kiirusega, ehk siis CAN FT võrk sobib ka kokku vana high-speed võrgu arhitektuuri, et sa võid high-speed võrgust läbi lasta FT sõnumeid ja need võrgus olevad high-speedi moodulid ütlevad, et see on täiesti okei. Nendele sobib see, et nad ei hakka nagu protestima selle pärast. Ja XL on nüüd ka see, et käia siis selle interneti ajastuga kaasa, et siis CAN-i protokolli veel nii kiirelt ajaloo prügikasti pantakse, et siis pakkuda natukene kiiremat andmesidet juba robustse arhitektuuri peal, sest CAN on väga ajaloos sisse söönud ja seda ei kasutata ainult, on teile CAN-ist räägitud? Seda ei kasutata ainult autonduses, kuigi ta sealt sai alguse Robert Boschi poolt 80-ndatel. Kasutatakse tööstuses, laevanduses, lennunduses, lennukid samamoodi mitu CAN-võrku sees, laevanduses väga tavapärane. Tööstuse automatiseerimine on küll reeglina üle natukene kohandatud CAN-võrkude protokollide, aga sellegi poolest väga levinud. Vähemalt oli mingi aeg, et praegu muidugi tööstuses hakatakse ka juba uute asjade peale üle minema. Ja saame siis siia kahe juhtme vahele panna erinevaid mooduleid, mitte päris piiramatu arv, aga ikkagi suhteliselt palju. Ja tavapäraselt siis, nagu enne mainisin, et see sõnum saadetakse ühe mooduli poolt välja ja tavaliselt üks moodul saadab ühte sõnumit, et kaks eraldi moodulit sama ID-ga sõnumit ei saada. Ja teised moodulid teavad, et mingi ID-ga sõnumi sees, kuna tehases on insenerid niimoodi kokku leppinud, on multipleksitud mingid andmed, ehk siis andmeväljade sisse, kas ühe andmevälja sisse või mitme andmevälja sisse on siis kodeeritud mingisugune informatsioon, milline see sõnum välja näeb. Umbes selline, aga selle jaoks ma olen pannud siia üles märkuse endale, et ma näiteks teile pikoskoobi näidet, mis on seesama, mis järgmise pildi peal oli, aga siin on natukene huvitavam, et mõõdame siis CAN high, CAN low juhet, high on sinine, low on punane ja zoomime siit natukene sisse, et saaks paremini selle kaadrisse.
ja siis meid huvitab näiteks see, et mis on selle erinevad sõnumi osad, kasutame serial decoderit, ütleme, et võtame A-kanalit, mis on siis scan high, thresholdiks paneme 3 volti, hystereesiks 0,2 volti, kiirus ma tean juba, et on 500 kilobitti sekundis, ja kui ma ei teaks, ma saaks seda mõõta ka, ja näitame graph display format, ehk mida me ekraanil näeme, vaatame siis täna ühtede nullidena, ja meil tekib siis selline serial decoder vaade, kus me näeme juba, et tänapäevastel ossiloskoopidel paljudel on juba olemas siis serial decoder võimekus, pikoskoop on rohkem ka automotive võimekustega, et seal on igasuguseid erinevaid neid autovõrke võimalik kergesti dekodeerida, et mida see info siin sees tähendab, kui ei tee reverse engineeringut, pole õrna aimugi, kui sul ei ole just tabelit, kus on ID ja siis kirjeldused, mis seal taga sees on, aga natuke reverse engineerida, et siis saab ka teada, kuidas moodi see info. Et tavapäraselt, kui ma teen auto kõrval esmast sissejuhatust, me leiame alati üles kohe sealt näiteks, ma ei tea, gaasipedaali asendandur, kõige lihtsam asi, mida CAN võrgus vaadata ja sellise tavapärase sõiduki puhul, millel on see CAN seljajõuvõrk. Ja tahtsime mõõta, palju meil oli siin mingisugune, vaatame kuskilt, kas on mingisugune ei ole, igal pool on stuff bitid vahel, mingisugune andmebait oleks olnud, et saaks järjest bitid võtta. Kas ta niimoodi annab, meil on mingi mõistliku tulemuse, ei anna hetkel. Ühesõnaga, ma enne mõtlesin siit välja, vaatasin, et siin on 9 bitti, sellepärast meil on see stuff bit on ka siin vahel. Et sellepärast ma saan mingisuguse imeliku tulemuse. Tegelikult peaks mõõtma tõusvast servast keskelt kuni siia mingi langeva serva keskeni, et siis saaks nagu enam-vähem mingisuguse mõistliku tulemuse. Et peaaegu 8 mikrosekundit, ehk siis 2 mikrosekundit biti aeg, 4 bitti, ehk siis andmeside kiirus selline 500 kilobitti sekundis. Ja samamoodi siis CAN high, CAN low pingete tasemed, ehk siis tegemist on diferentsiaalvõrguga, et ühes olukorras nad on mõlemad 2,5 voldi peal, teises olukorras on üks 3,5 voldi, teine 1,5 voldi peal. Ja mida see transceiver mõõdab, ta ei mõõda tavapäraselt pinget siis selle high või low juhtme ja maanduse vahel, vaid ta mõõdab siis diferentsiaalpinget 2 juhtme vahel. Ehk siis me sisuliselt mõõdame 2 voldist erinevust selle 2 kanali vahel, kui on üks olukord ja 0 voldist diferentsiaali, kui on teine olukord. On teil selle kohta küsimusi? See on üks väga standardne sõnum, et neid leidub igasuguseid, aga see on selline kõige tavapärasem. 8 andmebaiti ilusasti, ja neid võib seal ka 0 olla, et see tumesinine andmete rong siin vahepeal on varieeruva pikkusega sõltuvalt vajadusest. Et ühe sõnumi sees reeglina ta ei muutu, et üks sõnum on alati sama pikkusega, aga ta võib olla sõnumite vahel, võib olla erinev, et vastavalt, kuidas insenerid tehases kokku leppisid. Nii, siis kui me vaatame neid sõnumeid ajas muutumas, see pilt võib välja näha umbes midagi taolist, et see punane on siis see, et mitu korda me sõnumit oleme näinud, et kui selle programmil lasta natukene auto küljes joosta, siis seal väga kiiresti mõndade sõnumite puhul on 1000 kordi juba ees, ehk siis kui me vaatame seda delay'd, mis on sinisega näidatud, siis kui sul on seal mingi sõnumi keskmine delay on 20 millisekundit näiteks, et see tähendab siis seda, et me saame 50 korda sekundis seda sama sõnumit. Ja võib-olla seal andmed sees muutusid, võib-olla mitte, sõltub, kas oli midagi uuendatud või mitte, et siis osad sõnumid on siis sellise tsüklilise edastusega, mis on sellised tähtsad kiired sõnumid, neid pannakse mitukümmend korda sekundis teele. Osad sõnumid on aeglasemad, võib olla sekund, võib olla 10 sekundit, mis iganes insenerid on kokku leppinud, et näiteks õues, mis on temperatuur, me ei pea mitukümmend korda sekundis saatma.
aga osad sõnumid võivad olla siis puhtalt ka sündmusepõhised, et näiteks panen tuled põlema, mul ei ole mõtet kogu aeg saata sõnumit võrku, et tuled ei põle, vaid pigem saadan ainult siis, kui juht vajutab seda tulede nuppu, et vot panen need tuled põlema. Et erinevad tüüpi sellised lähenemised ja siin on ka näha erineva pikkusega sõnumid, et nii nad on. Ja kuhugi siia on siis multipleksitud erinevat infot, mida on vaja võrgus edastada seal võrgus. Ja mõningad märkused, mida ma olen omal nahal näiteks kogenud, et kui ma üritasin ükskord panna mingit sõnumeid saatma ühte moodulit, siis ma tükk aega debug'isin, mõtlesin, et miks ta mul seda ühte sõnumit kogu aeg paneb nagu järjest nii palju, kui torust tuleb. Aga põhjus on väga lihtne, kui keegi ei vasta talle, et see sõnum jõudis õigesti kohale, siis ta proovib uuesti seda saata. Ta proovib nii kaua seda uuesti saata, kuni jõuab kohale. Ehk siis üks sõlm ei moodusta võrku, et ta tahab saada ikkagi kas või teine transceiver, mis lihtsalt kuulab võrgus, aga siis, kui ta sõnumi saadab, siis ta lõpus seal õige koha peal põhimõtteliselt võtab sõnumi vastu ACK-bitiga, knowledge-bitiga ja siis see saatja saab aru, et vaat mul jõudis see ikkagi kohale. Ma ei hakanud rääkima praegu ajalistel kaalutlustel siin lõpus olevast CRC-st, aga kui te CAN-i uurite, siis see CRC osa on see, mis tagab ka selle suure töökindluse. Ehk kui meil peaks olema mõni bitflip siin vahel kuskil, siis see kajastub kohe CRC-s ja see annab CAN-ile väga-väga suure töökindluse. Et me teame, millal sõnumid jõudsid õigesti kohale, millal nad ei jõudnud õigesti kohale. Ja samamoodi siis odavate põlveotsa vahenditega näiteks, et vaatasin tükk aega, et miks mul on võrgukiirus on täpselt 2 korda vale. Aru ei saa, et me panema 1000 kilobitti sekundis kuskil Arduino mingi arendusplaadi peal ja mõõdan ossiloskoobiga, saan 500 kilobitise võrgu, mida ma tahtsin saada. Ja siis lõpuks avastasin ka sealt dokumentatsioonis oli tegelikult, et kui sul on teise kiirusega kell seal MCP2515 kiibi küljes, et siis sa pead ka sellele kiibile seda ise ütlema vastava library käsuga, et siis ta oskab teha õige kiirusega võrku sulle vastavalt tarkvarale, kuidas sa soovisid. Et sellised väljakutsed. Linn oma olemuselt on siis selline võrk, kus on üks pea ja mitu kätt ja jalga, kuni äkki 16 tükki oli ühes võrgus. See linnvõrk siis on selline, tundub justkui lihtne oma robustsuse poolest, aga tegelikult on hästi kirju, minule isegi raskesti alguses mõistetavam kui CAN, et CANil on lihtne põhendad külge, asjad suhtlevad, siis siin olema kõik need erinevad komponendid peavad olema omavahel kokku häälestatud, et meil on olemas üks master node, koordinaator, kes saadab välja siis mingisuguse sõnumi, kuhu siis need käed ja jalad hakkavad siis vastama oma poolt antava informatsiooniga. Et nii ta käib. Aga selles mõttes on ta robustne, et ta on aeglane, aku toitepingel töötab ühe juhtmega maa suhtes, muidugi massi suhtes, et see üks juhe on signaalijuhe, eks, aga meil peab olema ta millegi suhtes ka referentsina. Tähele tasub panna, et siis linnist on eri versioonid, erinevad tüüpi andmekaadrid, et ta on niisugune paras selline tohuvabohu. MOS-de võrgust ma ei hakka pikalt rääkima, sest see on järjest alla läinud oma hulga poolest autode peale, et Ethernet on ikkagi väga tugevalt tulnud asemele. X-by-wire väärib mainimist, et see mõte, et me midagi juhime elektrooniliselt, nagu näiteks elektrilised pidurid või elektriline roolisüsteem, aga jällegi Etherneti tulekuga jääb teda järjest vähemaks. Mis on FlexRay puhul erinevat, on see ajastusskeem, on see, et kui CAN-i puhul saadame enam-vähem suvalisel ajahetkel, mis iganes parasjagu võrku mahub, siis FlexRay puhul on väga täpsed ajaaknad, kuhu võib üldse midagi edastada. Et ta on nagu selles mõttes kaitstud võrk, et me ei saa sinna mitte midagi vahele segada, me ei saa sinna valesid asju saata, et need kriitilised funktsioonid siis oleksid turvaliselt täidetud autonuses. Ja lõpuks siis tore Automotive Ethernet, millest on siis erinevate kiirustega erinevaid versioone. Ma ütleks, et praegu me oleme kuskil seal
100 megabitti ja 1 gigabitti vahepeal, enamus autonduses on üksikuid näiteid, kus on mintud siis sinna pigem sinna 10 gigabitti suunas, aga see on väga harv mingisugune samade autonoomsete sõidukite tohutute andmemassiivide haldamiseks, mis tulenevad siis erinevatest kaameratest, andurtehnoloogiatest, et ja mida see internet annab, siis lühidalt öelduna vähem vaske, rohkem andmevoogu, eks me saame lihtsalt rohkem infot samade kanalite kaudu panna. Ja kui muidu räägitakse nõudidest, sõlmedest, et palju meil on CAN-nõude, palju meil on LIN-nõude, et see on selline ajalooline ülevaade maailmas, kuidas nad on ajas on tõusnud ja langenud, siis interneti puhul me räägime portidest. Et, ja see näide lõpuks, mida ma tahtsin siis mainida Tesla puhul, et kui te veel paar minutit mind ära kuulate, siis millega nad hakkama said, 48 voldi parda toitesüsteem, mitte 12 voldi oma nagu tavapäraselt, 48 voldise juhtme kaudu saab ära majandada põhimõtteliselt kõik moodulid, mis seal järgi on, et ei ole vaja eraldi toiteid vedada, et võimsust jätkub piisavalt ja teine asi, sisuliselt 1 või 2 interneti kanalit, mis ühendavad kõik need moodulid omavahel kokku, ehk sul on üks kitsas andmeside ja toite juhtme kimp, kus ei ole selline suur juhtmete punt, nagu ütleme sellises vanemat tüüpi sõidukis ja mida nad veel uuenduslikult tegid, olid see, et siis massipunktid keresse olid läbi juhtmooduli juba, et kui me paneme Boltiga juhtmooduli kere külge kinni, siis läbi selle sama Bolti sai ka massi, et ei ole eraldi massijuhtmeid, eraldi massipunktidega auto peal, mis on väga levinud tavapärases sõidukis. Ehk siis nad oluliselt vähendasid juhtmete kogust ja see on autonduses väga suur võit, sest juhtmekimp on üks kallimaid käsitöökomponente auto puhul. Eestist läks ka ju Keilas oli juhtmeköidiste tehas, läks kaugemale maale ära, kus oli odavam tööjõud, sest see käsitööd on nii palju, et Eestis jäi küll disainiosakond alles, aga juhtmeköidiste tootmine näiteks läks madalama tööjõukuludega maadesse. Sest Eesti käsitöö muutub järjest kallimaks. Juhtmevabad võrgud, paar mainimisväärt punkti, kohe hakkame lõpetama. Siis on niisugust paar ilusat pilti, et tegelikult ühe auto küljes neid antenne, mis välismaailmaga suhtlevad, on kümmekond, võin julgelt öelda, igal pool üle auto erinevate süsteemidega seotud, erinevad riba või ütleme need erinevad sagedusalad, erinevad võimsused, siis nende autode testimisest me enne mainisime, et pannakse kambrisse, kontrollitakse, mismoodi nad siis on välja saadavad või vastuvõtlikud erinevale elektromagnetlaine levile. Veel üks antennipilt, et üle auto neid on üks jagu, mis välismaailmaga suhtlevad ja siis ka sagedusalade jaotus erinevate süsteemide vahel, et näeme siis, kus nad siin toimetavad ja minu arust siin pildi peal ei ole radareid, mis on ka sisuliselt ju ikkagi saatjad vastuvõitjad seal 76, 7, 8, 9 gigahertsi juures, et enamasti. Ja lõpetuseks siis üks selline slaid. Kui te pärast neid slaide vaatate, kätte saate, võib-olla Alari kaudu äkki edastan ka igaks juhuks, et leiaksite ikkagi üles. Mis on väljakutse näiteks, kui sul on piltlikult öeldes 1 miljon klienti korraga järgi. Kõik tahavad oma autot avada üle võrgu kuskilt mobiiliäpisse, kõik peab olema kuidagi garanteeritud, aga nad tahavad teha hommikul kell 8 kõik seda korraga ühes linnas. Võtab mingi suure miljoni Saksa linna näiteks, et kõik tahavad korraga oma autot avada, et sul taga peab olema mingi infra, mis seda võimaldab. Sul peab olema see, kõik need tooted pidevalt connected, see on väljakutse. Ma soovitan vaadata väga hea webinar, see võib-olla tahab saada seal mingisugust kerget kasutajakontot, see Mobex.io platvorm. Aga see webinar on selle taustaks info kogumiseks väärt vaatamine ja minu hinnangul, see on viimane punkt, on see, et
et kuhu see autonduses tegelikult võib viia, on see, et kui praegu auto on nagu suhteliselt selline iseseisev, selline liikluses toimetav asi, aga ta ei näe, mis kuskil nurga taga toimub. Kogu see connectivity, kõik need andurid, kiired andmesided, nagu tänapäeval võimaldavad juba 5G ja tulevikus 6G, võimaldavad meil tegelikult, sama, võtame need Waymo või Zuxi või mis iganes isejuhtiva autode platvormid, et kui meil praegu on selle auto peal, on see keskne juhtarvuti, mis kõike teab ja oskab, siis see keskne juhtarvuti võib liikuda autost välja. Auto jääb justkui selliseks mehitamata drooniks, aga ta on juhitud siis mingisuguse keskse arvuti poolt ja see keskne arvuti läheb läbi oma nende autode kõikide näeb korraga nagu seda situatsiooni, kus need autod asuvad ja näiteks kui üks auto hakkab ümber nurga kuskilt pöörama, seal on teine auto on juba ees, ta juba teab, mis nurga taga toimub. Et selle nagu meie jaoks on see täiesti hoomamatu võib-olla selline võimalus, sest ega tavapärane autojuht ümber nurga ei näe, aga need tulevikusüsteemid võivad näha ja sellega ma lõpetaks täna, aitäh teid. Üks kommentaar. Jah. See kõik puudutab autot, aga tegelikult see liiklus kui selline, selle korraldus, foorid ja see on omaette väljakutse, mul oli just, küsimus oli siis selles, et kuidas see siis liikluskorraldusega haakub. Et liikluskorraldus ka pidevalt areneb omaette maailm täiesti, et kuidas need targad intelligentsed transpordisüsteemid edasi, et see on omaette täiesti, ütleme teadusharu on ju. Aga kuidas need kaks asja kokku panna, et sõidukid ja transpordisüsteemid oleksid nagu niimoodi, et näiteks eelmine nädal kuulasin Starshipi robotite arendus siis guru siis sellist ülevaadet, kuidas need andurtehnoloogiad ja edasi, kuidas nad tuvastavad foore. Nad vaatavad kaamerast, vaatavad foori, nad peavad teadma täpselt, mis foori nad vaatavad, sest kui sa vaatad valet foori, vaatad kogemata teist foori ja vaatad, oleks roheliseks, hakkas üle tee minema, tegelikult oli sinu foor oli punane, et kus sa tead, mis foori, see on väga suur väljakutse. Ma küsisin sama asja, et aga kas seda ei saaks näiteks kuskilt sellest digitaalsest foorijuhtimisprogrammist küsida, et kuule, et mis olukord praegu on, et see oleks ju nagu, et nad on aastaid rääkinud, aga ei jõua mitte kuhugile, sest on nii palju nagu bürokraatlikke barjääre on ees. Et küsimus ei ole tehnoloogias, küsimus on nagu selles ütleme, mitte implementeerimises ka isegi, aga küsimus on kõige selle bürokraatia läbinärimises, et kui nüüd lõpuks saaks need tammid kuidagi eest ära, et siis võib-olla saaks ka need süsteemid omavahel kokku mängima. Sest tegelikult isejuhtivatel autodel ei ole foore vaja. Need on ainult inimestele vaja. Suudavad ära suhestuda, milleks seda foori vaja. Jah, täpselt. Aga sellegi poolest, aitäh, on veel küsimusi? Oli mul ka tore, aga